No tere, Lauri Ükspartner kinnisvarast ja täna teeme teile videotuuri Tehnika tänava korterist. Et lähme vaatame siis, millega tegu on. Et oleme siis kahetoalises korteris, aadressiks Tehnika 41 ja korteri suuruseks on meil 53,5 ruutmeetrit, mis on kahetoalise kohta päris suur korter ja planeering on meil siis läbi maja. Hetkel oleme siis sellises elutoas, mis avaneb Tehnika tänava poole. Vaatame aknast välja. Vot selline vaade Tehnika tänava poole. Ta on nagu Tehnika tänava lõpus, et kui ma siit välja näitan, siis Kalamaja jääb siit kuskil äkki poole kilomeetri kaugusele. Kogu mööbel, mis te siin videos näete, tuleb siis korteri kaasa. Ventilatsioon on kõikides tubades lahendatud fresh klappide näol. Üks klapp on seal, ning samamoodi ka seal. Ei tea, kas näha on, aga radiaatorist üleval pool. Küttesüsteemiks on siin majas siis gaasiküte ja radiaatoreid saab reguleerida kõikides tubades eraldi. Vot selle nupu ka. Et kui neid reguleerida, siis tähendab siis seda, et saate toa temperatuuri muuta, aga ikkagi arvestus toimub meil, küttearvestus toimub ruutmeetrite alusel. Siin on meil siis eraldi WC vannituba. Kui paneme tule põlema, siis hakkab ka tööle sundventilatsioon, pesumasin, selline kapprätikute ja muude tarvete jaoks ning siin kraanikõus, eraldi WC, samamoodi sundventilatsiooniga ja siin siis eraldi köök. Et praegu pigem ongi inimeste puhul see, et inimesed on hakanud tahtma nagu eraldi kööke. Et kui te praete oma kala või ma ei tea, mis muud asja kuskil köögis, siis nagu see lõhnile elutuppa. Et selle korteri puhul on nagu hea ka see, et need mõlemad toad, mis meil on siin parajalt suured, et saab kasutada nagu elutuba ja magamistuba eraldi. Ei pea olema avatud köök, aga kui on soovi, siis võite võtta näiteks selle seina, kus see pilt on maha ja teha suure avatud köögiga elutoa. Köögis on meil siis loomulikult kraanikõus, nõudepesumasin, gaasipliit. Kubu on meil siin Electroluxi oma ja vaade samamoodi siis siit Tehnika tänavale. Mis siin veel põnevat on, hästi äge on selle korteri puhul see, et siin on mega kõrged lahed. Et ma ei oska nüüd täpselt peast öelda, aga see lagede kõrgus võib olla kuskil 2,5 kuni 2,7. Ühistu poolt on siis vahetatud ära kogu elektrisüsteem majas ning ka korteris on uus elektrisüsteem. Ning plaanis on maja täielikult renoveerida. Pilume ka siis magamistuppa, mis on meil hetkel siin kõige suurem tuba. Ja magamistuba on meil siis vaatega sisehoovi, kuhu on ka võimalik tasuta parkida. Et värav käib lahti ja kinni pulliga ning kellel on soovi, saab enda autot sinna parkida. Selline see magamistuba meil välja näeb. No mida ma inimestele on alati öelnud, et kui te näete, et elektripistikud on meil sellise kõrgusel, siis tõenäoliselt on tegu ikkagi uute elektrijuhtmetega. Ja magamistoa teeb hästi mõnusaks see, et tal on siin hästi omanikul on siis pandud hästi suur kapp, mis on väga praktiline, et kahe või ühe inimese puhul siin korteris võib-olla rohkem kapiruumi polegi vaja. Rääkides veel kapiruumist, siis enne mainimata, et ka siin samas on selline suur laest põrandani kapp. Ja selline ta meil välja nägi, et kellel on huvi, saab ühendust võtta. Hea, mis veel? Näitame ka selle palju elektrikapi ära. Kõik kaitsmed on uued, elektrisüsteem on uus. Uks avaneb siis alt fonoga. Parkimine on meil maja ees või suletud aias tasuta. Kellel on huvi, saab minuga ühendust võtta. Loodan, et oli informatiivne ja huvitav vaatamine. Aitäh teile!